Sit ready. Attention. Ja roheline tuli läks põlema, no keda vaadata nüüd siin medali nõudjatest, no kindlasti rohelist värvi tuleb nüüdki vaadata ja Doris Meinbeck masinal number 4. Mul on alfa võitja, kindlasti on medali nõudleja ka täna ja mitte nüüd kahvatut värvi medalite nõudleja, vaid ikka selle kõige kirkama ja Meinbeck masinal 4 on praegu hetkel 3. positsioonil, aga vaat Terje Leolat kindlasti tasub hinnata vaadata, tema on ka viimastel aastatel teinud väga tugeva arenguhüppe sisesõudmise tulemustes ja kindlasti üllatusvõimlemine siin ka. No Adelle ka on hästi saanud liikuma, tema praegu siis masinal number 13 on koguni 2. positsioonil ja praegu ka kaamerapilt teda saatmas on. Ja seal kõrval sinises särgis Tartu Ülikooli esindaja Rahel Kõllo, paljukordne Eesti meister, siin aga näeme praegu siis Meinbecki, ka kaamera on saatmas väga paljukordset Eesti meistrit, sisesõudmise Euroopa ja maailmameistrit noorte arvestuses ja siin siis number 13. Adelle Ader on läinud seda sõitu vast mõnevõrra üllatuslikult juhtima. Tegemist on CrossFit Tallinna esindajaga ja taas hea näide sellest, kuidas ka mitte akadeemilise sõudmise taustaga sportlased võivad väga hästi sõudemasinat käsitleda ja siin on väga selgelt ka suurepärane stiili näide, kuidas siis nii Leola kui Ader praegu vee peal sõudmise paljukordse meistri Meinbecki ees on juhtimas ja mida nüüd Meinbeck ette võtab, no nüüd siis 500 meetrit on juba sõidetud, veelgi vähem on jäänud minna ja Meinbeck tõuseb nüüd teiseks, aga Ader on juba 13 meetri kaugusel ja Ader hakkab vaikselt eest ära minema ja kas see nüüd tähendab seda, et Meinbeckil selle 400 meetri jooksul on võimalust veel vastu saada ja see vahe sugugi mitte ei vähene. Ader on üllatuslikult praegu sedavõrd kõvast puust, et üllatab siin kõiki vee peal sõudjaid ja Nele Ulvi on ka võtnud nüüd Doris Meinbecki sihikule, see vahe kõigest Meinbecki vastu kaotusseisus 6-7 meetrit ja siin on praegu näha, kuidas Adelle Ader läheb oma teed, juba 17 meetrit on ta Meinbeckist saanud ettepoole ja nüüd tõesti Meinbeckil on jäänud varuks veel 225 meetrit, et Aderi vastu midagi teha. Vahe on täiesti revenemas Meinbecki kahjuks ja siit on tulemas, kas on tulemas üllatusvõitja Adelle Ader, CrossFiti esindaja on praegu tegemas oma elusõitu, absoluutne elusõit, võib seda niimoodi öelda, nüüd on jäänud alla 100 meetri minna. Meinbeck on juba 23 meetrit kaotusseisus ja Ulvi Nele ei suuda Meinbeckile vastata ja mullune Alva meister tundub, et jääb nüüd poodiumi kõrgemalt astmelt maha. Adelle Ader läheb ja võib öelda, tuleb ka nüüd kohe meistriks, Alva meister ja siit tuleb üllatusvõitja. Suurepärane tulemus 3.11,7. 3.11,7, siin tuleb rekordite raamatut ka ette võtta ja vaadata ja Doris Meinbeck 3.18,5. Nele Ulvi pronksmedalist 3.20. Adelle Ader on tulnud üllatusvõitjaks kohe kindlasti ja ma nüüd võtan ette ka oma rekordi raamatu siit ja ma vaatan kohe üle, mis siis naiste arvestuses meil siin vahepeal ja varem toimunud on. No muidugi tippude vastu päris ei saa. Olena Burjak 18. aastal 3.04,9 sõudis siin maailmarekordi ja oli ülikõvast puust ja kui nüüd vaadata, mis oli siis Meinbecki tulemus mullu, no igatahes umbes sinnakanti, nagu tal täna mulle tundub ja Aderilt tõesti üllatusvõit, võib kohe niimoodi öelda ja see sõit jääb kindlasti pikaks ajaks Eesti akadeemilistele sõudjatele meelde.